tere! Ma olen Markus Mait Titanist ja ma olen selle kaasasutaja, nii et ma saan endale ise tiitleid valida, ametinimetusi. Aga ma üritan sellega väga kirjeldav olla või võimalikult kirjeldav. Ja viimasel ajal ma kutsun ennast masinõppelahenduste arhitektiks, mis siis tähendab seda, et mina aitan nendel inimestel, kes päriselt majanduses asju teevad, leida üles neid automatiseerimisvõimalusi, öelda, kuidas see on võimalik ja kas on võimalik ja mõelda siis meile mingisugune lahendus sellele. See valdkond üldiselt tekitab ka pärast kõiki neid pikki aastaid endiselt päris palju furoori ja kui ma ütlen, et ma tegutsen AI-s ja teen selliseid asju, siis küsitakse mult suuresti peamiselt 2 küsimust. Üks on see, kas AI võtab inimeste töö ära, isiklik mure rohkem. Ja teine on, et kas AI võtab maailma üle. Need on natukene seotud, üks tuleb enne teist, aga for the record ma vastan mõlemale eitavalt. Kui ma hakkasin siia tulema, panin seda slide-decki kokku, siis ma hakkasin ka mõtlema selle peale, et kas ma üldse tean mingisuguseid töid, mida masin päriselt automatiseerinud on. Sest juttu on palju, juttu on alati palju, aga see on lihtsalt põnev teema, millest rääkida. Ja tegelikult ma ei tea mitte ühtegi. Hakkasin guugeldama ja ma ei soovita seda teha, kui sa guugeldad, sealt leiab, see on täiesti jabur, mis seal pakutakse, mida automatiseerima hakatakse, arstitöid ja nii edasi. Aga samas ma tunnistan, et see on väga lai teema, aga meil on 15 minutit ja me kavatseme ajas püsida. Nii et ma esitan seda suhteliselt ühekülgselt. Kui see kellegi käima tõmbab, siis ma pärast väga hea meelega vaidlen. Küsisin ka oma töökaaslastelt, et kas nemad teevad mõnda tööd, mida oleks automatiseeritud. Ja tegelikult üks näide tuli. Stenograafid Riigikogus. See on mingisugune töö, kus ütleme, Eesti parlamendis võeti kasutusele kõnest teksti tootemasin ja nüüd 11 stenograafi asemel töötab seal 8, ehk siis 3 automatiseeritud. See kindlasti suurendab omajagu toimetajatöö hulka, aga põhimõtteliselt see on mingi amet, mida saab automatiseerida ja miks just see, joome sinna ka hiljem. Aga on paar põhjust, 2 suuremat põhjust, miks masin eriti inimese tööd ei automatiseeri. Üks on see, et masin eksib teistmoodi. Sest mingis mõttes sellest hea näide on masintõlge. 2006 Google Translate, 2016 neuromasintõlge, ehk siis see neurovärkudel põsinev asi, mis on iga endast lugupidava masintõlke masinas sees tänapäeval. Ja kui ma mõtlen, et eksib teistmoodi, siis mida ma just nimelt ei mõtle, on see näide, mis siin peal on. Et see on see näide, mida tuuakse tihtipeale, kui sa tahad rääkida kallutatusest masinõppest. Aga see kallutatus tuleb just nimelt sellest, et ta õpib inimeste loodud andmetest ja õpib meie kallutatused endale selgeks ja näed, siis on kallutatud. See on samamoodi eksimine kui meie. Aga muidugi ma ei ütle, et Google Translate'ist ei ole kasu, ta on väga tore. Me kõik kasutame seda mõni isegi lausa igapäevaselt. Üks väga ilus näide, miks see Google Translate ka tore just siin näiteks on see, et see graafik, mis siin on, illustreerib seda, kuidas tehti kunagi üks katse, kus eBay hakkas tõlkima kõigepealt oma neid otsingusõnu hispaania keelest inglise keelde ja siis alumisel joonisel on näha ka, mis juhtus siis, kui ta hakkas tõlkima toodete nimetusi ja pealkirju. Kuidas kasvas toodete eksport USA-st siis, kui sa suutsid selle keelebarjääri kaotada. Ühesõnaga, väga kasulik lahendus, absoluutselt. Väga mõõdetav kasu on selles sees, aga millegipärast me keegi tahaks ikkagi lugeda raamatut, mille on tõlkinud masin. Siit tuleb see teistmoodi eksimine sisse, kus see on natukene vulgaarne näide. Ühesõnaga probleem oli selles, et Myanmari keelest, kui sa tõlgid Xi Jinping inglise keelde, siis sa saad selle. Ja samasugune, see on ka sama põhjus, miks head tõlgid kindlas keeles teise keelde on endiselt väga hinnas ja miks isegi kui sul on hea tõlk, siis ühest kultuuriruumist teise tõlkimine on erakordselt keeruline. Kui ma nõukogude aegset kirjandust lugesin, kui ma väike poiss on,
siis kasvasin 90-ndatel üles ja mina teadsin väga hästi, mis asi on hamburger. Ja mul võttis väga kaua aega. Ma olin teismeline vähemalt selleks ajaks, kui ma sain aru, et mida need inimesed mõtlesid, kui nad tõlkisid USA kirjandust ja inimesed sõid seal kotleti võileibu. Mõistet polnud, aga tekitas natukene segadust. Aga kuna masin ja inimene teevad erinevaid vigu, siis see tekitab mingisuguse koostöövõimaluse. Näiteks mingisugune näide, üks hea näide meil projektis, mis me ise oleme teinud, oli see Maksuameti ümbrikupalkade tuvastamine, kus sisuliselt öeldi meile, et mingi masin, mis suudaks leida üles firmad, mis maksavad tõenäoliselt ümbrikupalka. Audiitoreid on vähe, auditeerimine võtab aega ja oleks vaja seda efektiivsemaks saada. Ja ühesõnaga sai tehtud selline süsteem, mis vaatab palju andmeid ja annab riskiskoore. Tulem oli see, et audiitori töö sisukuse kasvas väga kõrgeks. See tähendab seda, et kui audiitori lauale tuleb mingisugune näide, siis 97% juhust ta leiab üles midagi, mis vääriski seda vaatamist, et niisugused vaatad juhtumit, teist tuleb välja, et on seadusekuulekas, siis on natuke äärraiskamine selle külje pealt vaadatuna. Kuigi tore. Aga see on see, kui audiitor, analüütik ja masin töötavad koos, ehk siis 97% tulemus on see, kui inimene ja masin on mõlemad selle asju üle vaadanud. Et kui sa ainult masinat ennast seal kasutad, siis oli umbes 30% parem kui inimene, et 30-59, eks ole. See on üksteise vigade silumine on see, mis annab selle kõige suurema võidu. Ja teine probleem on see, et kui esimene on see, et teistsugused vead, siis teine probleem on see, et AI on väga ülesandespetsiifiline ja väga kitsas. Et kui sa õpetad talle ühe asja selgeks, et ta teist ei oska ja mis võib-olla kõige olulisem on seal, tal puudub igasugune arusaam sellest, mis on see maailm, mis on taustsüsteem, mis see kontekst üldse on seal, mida ta lahendab. Ta teeb ühte konkreetset asja, mida sa õpetasid ja täpselt nii, nagu sa õpetasid. Ehk siis sa ei saa automatiseerida otseselt. Ühesõnaga, et automatiseerima ei hakata ühtegi tööd, sest töö koosneb väga paljudest ülesannetest. Kui sa automatiseerid, siis sa lähed sellega mingisuguse ülesande kallale ja lahendad selle ülesande haaval. Et kui midagi hakatakse automatiseerima, siis see mõttekäik üldiselt on just, et sa tuvastad need tööd, mis oleks masina poolt tehtavad. Võtad selle pulkadeks lahti, vaatad, seda saab, seda ei saa, see tasub ära, et see peab olema 100% täpne või et siin on vaja inimese hinnangut, sellepärast, et mul on Riigikontroll elab selles ja kui nad küsivad, siis ma ei saa öelda, et masin tegi. Siis analüüsid, kui keeruline seda automatiseerida, mõned asjad maksavad lihtsalt mõõdetult palju, mõned võtavad väga palju aega, siis seda ei ole mõtet hakata automatiseerima, mitte praegu. Ja siis sa disainid protsessi, mis võtab seda automatiseerimist arvesse, nii võimaluste kui piirangute poolt. Aga see protsessi disain suuresti on just nende inimeste pärast, kes sinna protsessi ikkagi alles jäävad. Siis kokkuvõttes see masin võtab üle mingisugused ülesanded, võib-olla aitab inimestel natukene kiiremini töötada, aga kokkuvõttes inimesed ikkagi töötavad selle masinaga edasi. Kui mõelda, mida need masinad siis täpselt automatiseerida saavad ka, et mis on need ülesanded, mida me üldse saame automatiseerima hakata, siis need on üldiselt asjad, millel on korduv ja lihtne iseloom, ehk siis andmeid on palju ja ülesanne on lihtne. Andmetes on liiga palju seoseid, et inimene saaks haarata, aga need seosed ise võivad olla suhteliselt lihtsad, ehk siis see on väga suur Excel ja masin õpib mustri selgeks. Ta on suurepärane selles. Võib-olla isegi parem kui meie, kuigi ka meie oleme selles erakordselt head. Ja siis veel see, et teostusega seostub väga palju andmeid, et see on just, ütleme, turvakaamerate kontrollideks väga palju erinevaid videofiide, keegi ei jaksa seda läbi vaadata. Masin, kui ta seal isegi ei ole nii täpne kui inimene näiteks mingi asja puhul, siis see võib ära tasuda. Aga üks väga oluline asi nende kõigi puhul on veel see, et ükski neist ülesannetest ei tohi nõuda common sense'i või maailmast arusaamist. Kohe, kui seda vaja läheb, siis on jamasti. Kui me tuleme selle stenograafi näite juurde tagasi, siis kui ütleme, et see on mu ise tehtud sügavalt lihtsustatud mudel sellest, kuidas inimesed keelt töötlevad, palun ärge mind selle teemal tsiteerige, aga see laias laastus võiks käia nii, et sul on häälikud, hääldus, sa paned sellest midagi kokku oma peas, sa kuuled heli, sa paned sellest kokku seal silbid ja sõnad, mida ta võis öelda, kasutades oma teadmisi sõnavarast, mida inimesed kasutavad ja keelest kui sellisest, sa paned selle lause kokku. Vahetevahel sul on see hetk, kus sa kuulad midagi, sa ei saa aru, paar sekundit läheb mööda ja
paned pildi kokku, et mida sulle tegelikult öeldi. Mingis mõttes sa nagu töötad üle seda heli. Ja lõpuks sa saad sealt oma lause kätte. See on suhteliselt nagu selline otsekohene protsess. Ja masinaga sa saad seda ilusti läbi viia, nii et sa võtad selle heli, sa töötad see läbi, sul on akustiline mudel, mis tekitab sul nii-öelda silbid ka selle kohta, et mis silpe inimene võis sinna öelda, hästi palju hüpoteese, see on nagu, et mis need võisid olla. Hüpoteesidest sul on järgmine masinõppemudel, mis paneb kokku selle, et mis sõnad võisid olla, mis see lause võis olla. Aga ja see on see, mida, ühesõnaga see on tegelikult üks ülesanne masina seisukohast ja see on see, miks stenograafi on võimalik asendada nende, vähemalt see osa sellest tööst, ongi ühe ülesandega, kuigi neid ikkagi on seal 11-8 alles. Aga mis siin puudub ja mida sa kohe tajud, kui sa hakkad keeletuvastust, kõnetuvastust masinõppes kasutama, on common sense, ehk siis masin teeb täiesti nagu ootamatuid ja rumalaid vigu, sellepärast et ta ei tunne seda sõnavara, ta ei oska kõnelejat konteksti panna, ta ei suuda kuulates kohandada ennast situatsioonile. Ja samuti probleem on ka selles, et nagu päriselu on äärmiselt keeruline. See pilt on Stable Diffusionisest, see on üks hiljuti netis hakkas lööma laineid see, et kõik genereerivad masinaga pilte. Sa ütled talle, et nagu anna mulle kosmonaut, kes sõidab hobusega kuuvalgel ööl ja absoluutselt genereerib. Fantastiline. Aga hobusel on 3 jalga. See on sellepärast, et nagu masin suudab genereerida, sest on asju pähe õppinud, nagu kuidas need asjad peaksid välja nägema, aga ta ei tea seda, et hobusel on 4 jalga. See on see, mida ma mõtlen common sense'i või maailmast arusaamisega. Siis on paar markatsemat näidet, muidugi on ka see IBM-i Watson, millest oli kunagi ammu väga palju juttu ja radioloogiast, automatiseerimisest räägitakse siiamaani, aga ükski katse ei ole välja tulnud. Vaatamata sellele, et IBM kulutas just $5 miljardit selleks, et osta andmeid kokku, mis peaks olema päris palju andmeid. Ja pildituvastus on masinõppes üks väga tugev külg. Sellegipoolest tuli välja, kui sa paned selle laivis tööle, siis ta ei tööta piisavalt hästi. Päriselu on keerulisem või varieeruvam kui see, mida sa oma 5 miljardise andmesetiga suutsid replitseerida. Ja muidugi ka Tesla täielik autonoomia. Kuna mul endal lube ei ole, siis 2016 ma olin väga hyped, et ma ei peagi kunagi tegema lube. Ja siin ma olen 2022 ja ma tõesti ei usu, et see nii pea juhtub. Ma mõtlesin, et mitte ühtegi, isegi nagu lähedalt, nagu natukenegi töötavad näidet tegelikult ei ole olemas. Starship on võib-olla kõige iseseisvam sõiduk, mida ma tean. Ehk siis masinad automatiseerivad töid küll, aga mitte töid tervikuna, et tükikaupa, alustavad lihtsamatest ja lollakamatest asjadest. Ja see kõik toimub suhteliselt vaikselt, selles mõttes, et 2012 oli see ImageNeti plahvatus, kus hakati graafikkaarte kasutama selleks, et tehisnärvivõrke treenida ja nad hakkasid saavutama inimesega võrdset taset ja sealt nagu see suur pidu AI-ga läks lahti. Ja sellest ajast saati on räägitud, et kohe tuleb ja võtab. Aga kui sa mõtled sellele, kui kitsast on ja kui palju ta teeb ikkagi, nagu mis tüüpi vigu ta teeb, kuidas ta vigu teeb, kuidas ta töötab üldse, siis ma ei suuda ette näha, et masin automatiseeriks eriti palju töid. Ma kujutan ette, et ta efektiivistab inimest väga-väga palju. Ma arvan, et need samad inimesed saavad oma tööd, neid on selles mõttes muidugi automatiseerib, neid on siis võib-olla vähem vaja, aga sa jääd selle sama töö peale, sa lihtsalt keerad mingit mutrit vähem. Et natukene sarnane sellele, mis füüsilisega tööga toimus, kui tööstust automatiseeriti, ehk siis korduvad ja lihtsad asjad automatiseeritakse, muid asju automatiseeritakse palju vähem. Ja mingis mõttes ka sarnane pesumasinale, mis graafikul on näha majapidamistöödele kuus keskmiselt veedetud tundide arv 20 kuni 2010. Ehk siis, kui räägitakse pesumasinast, kuidas see vabastas kodupernaised kodutööde ikkest ja lasi neil iseseisvuda ja minna tööturule. Ja nüüd kujutage ette, et kui oleks juhtunud niimoodi, et kõik meie kodumasinad, mida me tänapäeval kasutame, mis automatiseerivad kõiki meie tööd, järsku oleksid olnud ühe päevaga kõikide Põhja-Ameerika inimeste kodudes ja kõik naised oleksid korraga sööstnud tööturule, siis oleks tõenäoliselt olnud katastroof, nagu tööturu seisukohast. Aga see ei läinud nii, asjad juhtuvad vaikselt ja ma ei näe otseselt mingit põhjust, miks see peaks olema AI tulekuga mingit teistmoodi. Aga ma olen väga valmis vaidlema, kui
keda huvitas, hea meelega arutame hiljem edasi. Aitäh!